Tere! Tere tulemast käsitööringi. Ja kui mul oleks koolis kodunduse tund, siis ma oleks 5 saanud oma ristpistetega. Vaata, kui kaunis. Aga jah, ühesõnaga nüüd lapime Pärnut. Kaspar seal tossutas natukene, vaatas, kas kuskilt on lekkeid. Õnneks suures pildis on hästi, ainult et siis Wastegate'i V-bändi on natukene paigast ära löönud. Jupid on meil tellitud, vaikselt saabuvad siin juba pakiautomaatidesse üle Eesti kokku ja ma arvan, et meil nädal lõpuks on see kärakas jälle valmis. Kaspar, mis teed? Ma võtan selle junni, siis te kuulete ka, mis ma räägin. Tehniline paus. Nii, äkki on kuulda mind. Ma ei teagi, Karl juba alustas siin pihta, siis ma mõtlesin, et ma tulen ka, muidu ma ei saagi midagi teha. Teeb kiiresti ära kõik. See on tossumasin, sellega siis ma lasin tossusid, võtsin turbo juurest selle lõdviku lahti ja siis nii-öelda tossuga survestasin siis sisselaskesüsteemi ära, et näha, kas kuuler jäi ellu, et ei löönud mingit auku siia sisse kuskile või et meil ei oleks nagu mingid hädasidet ja praegult hästi pisikene imeleke, mis me nägime, oli siis siin Bowi klappi vahel nii-öelda, aga see on nagu nii pisikene, et see ei mõjuta midagi. Et selles suhtes on hea, pluss kuna meil on olnud tühikäigu probleem, siis sai nüüd ka ära kontrollitud, et peale segusiibrit ei ole ka õhuleket, mis võiks mõjutada seda. Et need asjad on korras, väljalaske oma, seal oli väike leke, selle äkki saab ka korda. Midagi. Selle tule sa võtsid ka laiali? Tule ma võtsin ka laiali, jah. Tellisin endale täitsa tutika tuleklaasi Intercarsist. Ei maksnud ta tealt mitte midagi peaaegu, aga tuli on saanud ka omajagu kannatada. Pirn läks läbi millegi pärast selle pogu peale, aga ju tal oli vaja. Siis on meil siin mõned augukesed sees, lääts oli eest ära lennanud, vedeleb meil siin. Aga pole hullu, kõik saab kokku tagasi panna. See auk ongi sellepärast, et siin oli kinnitus. Seal oli kinnitus. Samasugune nagu see. Jah, et need peab lihtsalt uued tegema siia. See on nagu näha, see on juba mingi versioon 4 siin sellel tulel. Päris ainult klaasivahetusega ei piirdunud, et tuleb natukene rohkem vaeva näha. Jah, aga ikkagi odavam, kui uus Xenon tuli kuskilt endale saada. Muud midagi. Nüüd on lihtsalt jälle näpud juba hakkavad villi minema sellest õmblemisest nende nipukatega, aga lõpp juba paistab kapotiga ja siis tuleb veel tegelikult stangega teha. Kas sai klaasiga ka targemaks või? Ei ole. Ei ole saanud veel? Ei ole klaasiga saanud. Ma arvan, et klaasiga veel tegeleme. Otsime tüübid, kes tulevad kohale ja vahetavad ära ja siis on jälle selge vision asjadest. Jah, mõned need kinnitused ka veel, see boost'i solenoidile tuleb uus kinnitus teha, et see saaks kinni ja siis samamoodi on siin see tulekustuti ja massilüliti kinnitus, see ka päris nii ei tohiks olla vist. See on natuke paha, jah. Need 2 on seal omavahel päris lähestikku ka juba läinud. Jah, päris jah. Selle teeme ka uue ägedama. Jah, need nagu ma aru sain, on juba sul pakiautomaadis. Ronsad või need hinged. Et noh, ma vaatasin, see esistange tegelikult oli ka päris palju haiget saanud, aga see kile hoiab teda ja päris palju koos veel. Et see kile on jah, suurepärane asi võidused autol. Et ilma kileta läheksid asjad ikkagi palju rohkem kildudeks. Sest siin on kõik näha, need heledamad kohad tegelikult, need on kõik katki ja muljunud. Jah, õmblemist jagub. Et kui kilet poleks peal olnud, siis oleks juppidena tulnud see sealt rajalt. Minu arust peale pauku oli stangel isegi autol ees. Jah, ma võtsin ise stange. Ise võtsid ära, siis mina nägin, et oli katuse peal, kui ta treilaga toodi. Ma võtsin ära, et saaks tõmmata buksiiri peale. Muud miski. Teeme tööd.
jah, vahetame nüüd need asjad ära ja kui nad tulevad. Ma pean selle Westgate'iga möllama, seal pole väga palju ruumi. See on päris vastik tegevus. Jah, Karl lahti selle mulle jätta. Teen väikse siis update'i või mis ma veel leidsin ja kui ma hakkasin siin seda Westgate'i näppima, siis siin on nüüd Westgate'i juhtimise boost'i solenoidist tulev siis voolik ja kuidagi moodi on saanud ka siia siis selle löögi, sest siin on muidu õhufilter, et siis kas ta lõi selle õhufiltri siia vastu või igastahes siin on mis ta on AN4 vist äkki AN4 alumiiniumist siis liitmik ja ta on siit, ma ei tea, kas kaamerast on näha, aga seal siuke läigib, et ta on põhimõtteliselt peaaegu ära murdnud selle, et kui praegu hakata seda tagasi murdma, et siis murdub ta siit maha. Et nagu see oleks võinud päris palju pahandust tuua, kui nüüd võistlustel see katki läheks. Ja eelmises videos rääkisime seda ka, et see lekib ja siis nüüd siin on näha ka, et siit on samamoodi radikast murdnud põhimõtteliselt ära, et niisugune läikiv joon on, et siit murdub see ka vibratsiooniga varsti ära. Et ei saa jätta seda radikat. Okei, ma lähen vaatan, mis edasi saab. Samas praegu tegelikult oli hea, et see alumiinium, siis ta läks ise kortsu ja ei rikkunud seda keerata. No jah, see tuleb üldse. Milwaukee't oleks vaja sponsoriks. Jah, Stokker toob maale. Ruumi on. Siis kaameraga ei saa sinna digi ka, et näha. Mis kes on? Ja näitan praegu õigesse kohta. Juba filmid. Vaatasime siin seda V-bändi asja praegult ja et miks ta nagu on ära tulnud või siis nii-öelda viltu löönud. Ja siis üks võimalik põhjus ongi võib-olla see, et kuna see Westgate ise, see klamber on lantsekale nii lähedal, siis Westgate on vastu lantsekat löönud ja siis ta on löönudki selle siia poole põhja selle klambri ja siis teiselt poolt on nagu ääre üles löönud. Et see võib see põhjus olla, miks nagu see klamber on ära tulnud. Ma ei teagi, kuidagi moodi oleks vaja siis seda nagu eemale siit saada. Kas on maksu kohe? Jah. Võt selle V-bändiga ma tegelesin siin tund aega kindlasti, et saada ühtima. Siin ruumi on väga vähe ja ma pidin selle ülemise V-bändi sealt lahti laskma, et ma saaks selle paika ja siis sai ülemise paika. Westgate'i klambrid ma sain nüüd paika ilusti ja Westgate on kõvasti kinni. Seda AN-i otsa mul praegult ei ole siia uut panna, selle Karl toob homme või mingi päev, siis saab selle kassi külge panna. Siis ma edasi läksingi nüüd siis selle Westgate'i boost'i solenoidi kinnituse tegemise peale. Ja siis ma teen sellisest alumiinium latist siis kuskilt lõikan umbes siitmaalt maha, et ta kinnitub see lati külge ja siis lati teisele poole tuleb siis kummipuks ja kummipuks läheb siis juba tulemüüri külge. Et praegult ma võtan siit selle power tape'iga selle sablooni, et kus kohas peavad olema need augud. Märgin siin ära ja siis ma saan pärast ilusti siia alumiiniumlati peale
kleepida ja siis puurida augud, et siis ma tean, kus kohas on, sest see on 4 pordiga boost'i solenoid, siis sellel on augud diagonaalis. Kui on 3 pordiga, siis on kõrvuti augud. Et mul on lihtsalt vaja neid 2 auku saada, et saaks siia ära märkida. Ja siis panengi powertape'i siia peale, puurin augud, lõikan sellise pikkuse, nagu mul vaja on ja siis panen siia kummipuuksid külge. Et midagi keerulist ei ole. Et praegult oligi see, et ma isegi ei teadnud seda, aga ta oli jäigalt selle kere küljes siin, nii-öelda, et otse poldiga siia, aga nii tegelikult ei tohiks olla, et boost'i solenoid peaks alati olema kummipuks vahel, et kui ma panen selle siia kinni, et siis vibratsiooniga ta saab nagu elada nii-öelda vaikselt oma elu siin ja siis kestavad need solenoid palju kauem ja kui saabki selle mingi löögi, et siis nagu see pehmendab ära. Et praegu ta vist murdiski lihtsalt poldid ära või midagi ja ta tuli siit küljest lahti, sest ta oli varem või ta isegi oli võib-olla 1 poldiga, ma ei tea täpselt. Et aga teeme selle ka heaks, siis tulevikus ei tohiks sellega probleeme olla. Okei. Eks siis pärast näitan kogu tulemust. Sest mul praegult ei ole kõiki asju, et teha see otsast lõpuni. Aga alustada saab juba. Meil on see käsitööringi päev 2. Siin ees üritavad kokku panna Lego, mis on meie splitter. Vaatame, kas sellest tuleb midagi välja. Sest eile sain teada need hinnad, mis see fiibri hind meil maksma läheb. See on 1050 eurot kahju on fiibris. Nii et me proovime seda 380 eurost lippi siis kokku panna. Ja vaatame, äkki saab midagi. Ajaviide vähemalt. Ja sealpool Kaspar tegeleb toas juba erinevate kroonsade ja kinnitustega, mis meil on ka vaja ära teha. Kapott tahab ka veel natuke hoolt ja armastust saada. See on praegu siin ilusti õmmeldud. Ja vaatame, mis meil siis õhtuks välja tuleb. Esiklaasimehed tulevad meil järgmine nädal. Vahetavad siin selle ära ja ongi tšiki-priki. Sõitma jälle hakata. Et vaatame, kuhu kaugele me täna jõuame. Äkki teeme õhtul kaapsu. Okei. Peaks nagu valmis panema teatud osad. Jomme ja mis puse. Vaik, ma mõtlen samas seda ökoliimi ja nii nüüd selleks inimene. See oli ka siin algul. Hello. Tahad, et jutustan midagi või? Karl juba tegi tegelikult tule korda. Pani mikker ka vaja panna. Kukkus ära jah, oota, kust ta kukkus siia. Nii, põhimõtteliselt jah, Karl tegi tule korda, et vahetas sisu ära, pani uued luubid, uue klaasi. Et tuli näeb välja nüüd nagu tutikas, aga nüüd on vaja veel kinnitused korda teha, et talle kõik 3 kinnitust murdusid ära. Nüüd ma praegu liimin ta õigest asendisse ja siis panen siia lisatoed, mis jäävad hoidma seda siis kinnitust. Sest tegelikult see juba oli katki, sest nagu siin on näha, augud on sees. Ta oli juba siis parandatud ühe korra. Aga tundub, et tuleb natukene tugevamalt teha. Aga rohkem ei olegi mul väga midagi rääkida sellest tulest praegult. Kõige tähtsam.
kolmkondade sõpra polegi. ikka võtsi küll, aga me ei tea. Meil praegu on X3 avad ja... Nii, väike update siis jõudsin selle Kronsa ära, mis te ennem nägite, et ma hakkasin liimima. Siis nüüd on see Kronsa valmis, ehk siis siin on tugevdusplekk ühel pool ja teisel pool, ehk siis nüüd on see, see on ikkagi tugev. Ja teisel pool jõudsin ühe Kronsa peaaegu valmis. See oli siis nii-öelda 3 jupist. Alguses liimisin ta lihtsalt jälle külge, siis tegin selle vormi järgi samamoodi selle pleki, neetisin kinni. Nüüd selles suhtes ta läheb siin kere vahele, et selles suhtes ta on juba tugev, et võib-olla natukene veel kuskilt paranda või tegelikult ta juba hoiab päris hästi. Et nüüd on veel see 3. kõrv vaja teha, aga siin on jupp puudu. Et siin suke jupp on vahelt puudu. Aga selle meisterdab siis Karli Paps, et ma ise lähen nüüd siis seda segusiibri pistikut tegema, mis te nägite eelmine võistlus, kus ma panin selle, et meil oli segusiibriga või gaasiga oli siis probleemid, siis saime nüüd uue pistiku ja uued pinnid, et nüüd neid ma hakkan kohe vahetama siis. Mul on päris püssi vaja vist. On väga pime ei ole. Ruumi tahaks. Ei tea, jään. Nii, praegu ma teen siis seda segusiibri pistikut ja mis võib olla põhjus, miks üldse nagu meil tekkis see probleem on see, et kui tuleb see lähemale, ma näitan, siis need on nüüd uued pinnid, mis ma panin. Siin on see kummi, ma isegi ei tea, kuidas seda tuleks nimetada, aga ta on põhimõtteliselt niisugune nagu vee nagu tõkke või siis tolmuvee kaitse pistikusse siis, et näed, siin on niisugused augud ja praegu näed, ennem ei olnud seda kummi siin augus, siis see sai niimoodi vibreerida ja sellepärast hakkas siis see pinn ka siin sees liikuma ja sellepärast võis tekkida see probleem, et vahepeal kadus kontakt ära. Ja aga nüüd ma panin need kummid siia, ehk siis need lähevad siia auku ja sentreerivad selle ära ja siis ta enam ei anna niimoodi liikuma, nagu siin tühjas augus on, et ta võib igatepidi liikuda. Ja kui vaadata neid vanu pinne, ma ei tea, kui ma panen siin kõrvuti, kas on näha, aga uus pinn läigib ja vana pinn on niisugune oksüdeerunud nagu matiks läinud. Et siit on samamoodi ka niiskus sisse läinud, et kui sa teed vihmaga seda drifti, siis siit rattast viskab kohe kindlasti seda vett siia peale ja hakkab oksüdeeruma, et ma usun, et see nüüd aitab lahendada selle probleemi ja vibratsiooniga siis ei ole enam nii hull. Vahetan selle viimase pinni ära ja siis ma panengi selle pistiku kokku. Siis on ta valmis, et ma sain ka uue pistiku, kui ma leian selle ülesse. Ma just enne näitasin tegelikult seda pistikut. Siin. Et see on nüüd uus pistik. See on siin vana. Et põhimõtteliselt viimane pinn on vaja ära vahetada ja siis saab klõks järjest sisse lükata ja pistiku kokku panna. Et siis on sellega korras. Ja, ma olen uuena ma. Piste lekki. No nii mingi. Tänan, näita piisi. Näita piisi. See kes siit poolt pissinud see. Jaa, siit poolt ma pean kinni hoidma.
ma nüüd paluksin abi, kui saab. mis abi? Joo, teiselt poolt tahaks öelda, et Bolti tulistada. Oodame, tulistada. Ma kuskil poole õiendada. sul kuskilt on tihver kinni ka või? Siit, eest. Nii, läks. See on täitsa välja. Lase ta praegu siia, jäta ta praegu sinna. Ta ei tohiks tegelikult ära kukkuda. No, Maybe. jah. Maybe not. Nii. Tunksime nüüd. Tuleb alla kohe. Joo. Ohoo. Nii palju kui... Mingid pakud on ka all või? Ei. Pidi pakud alla panema, jaa, jah. Ei, ma... ees on pakud. Kuule rohkem või maha. Sa ise saad sealt eest ära vingerdada ennast või? Ma saan tihvi kätte. Keeran Bolte praegu. Noh, tule selle tungiga siia. Aga sa oled mul natuke jalus, ma ei saa tulla. Olen ma. Oota, mul on mingi lamp ka siin ja ma olen igatipidi jumala kreenis. Lihtsam oleks, kui su varbad oleksid suunaga teisel poole. Tõsta see vähemalt alt ära, ma ise aretan ennast kuskile siia paremini. Nii ei saa või? Tule nii seoks ka. No, siis nii. Nii, oota. Keeran siit Bolti välja. Tule vastu tulla, jah. Oota, lasen üks see ei saa väga hästi. Ma peaks natuke kaugemal olema, tsentrisse saaks olla. Nii. Susib kuradi tungiga kuskil. Nii. Oota. Üks Bolt on käes. Tagant teen lahti. Nii, siit poolt ka veel. Kus see on? Nii, oota. Sealt poolt ei saa hoida. Nii, ma saan, aga mul mingi maakera paistab silma, mul auku täpselt. See võib olla see kardi või see Kasperi uhke lamp või? Jah. Ma keeran ta ära. Oo, kuule, Houston, probleem on. Vai? Auto on liiga madalal. Ei. Ühesõnaga, mul oleks vaja, et sa sealt välja roomad. Ma ei saa sellest. Sa pead sealt kuidagi välja nüüd nihedama. Ero, Me oota. peame tihri võtma tungi pealt maha. Võta lamp. Võta lamp seest ära. Vist. Mis see suksiga midagi? Kui ma teen sellega? Mul on mingi asi kuskil teal, kus ei tohiks olla. Oota, ma tulen korra välja. Mul päris hea on. Nii. Sabi on. Oota, aga ma peaks tihvri võtma kuidagi vist. Ei, sellega ei ole. No see on küll siuke. Vaikselt maha tuleb. Tahab mingi klotsi alla. Mõtle äkki tahab mingi klotsi ja midagi alla ja põrand terve. Lõhutud tagavast tangi ära. Otse silma. No mul on kogu see hambavahed on ka seda klaaspiibrit täis. Seda, mis vist on nüüd see sumpsi silet. Seda. Mis sa nüüd tegid? Löö kohe pessa. Pane ei pessa. Küll. Auku, muidu ma olen täiesti veendunud, et muidu me paneks sinna vale asja. Ära siis kätte löö. Sai. Jah, tihver. Mis ta ütlesid? Võta kummihaamer. Kuule, nüüd me peame autot tõstma vist. See sinna alla küll ei lähe. Paneme rattad alla. See või? See on just see suurem ju. See on kergem kui see teine. Anna.
mikrofon tõl-. oi. ai. valget ka saab või? tuli või? ei tea, juba valge oli korraga kõik või? toon rohkem siuke, noh, jah. ei, see on tuus. aga miks see näeb välja nagu piduriklats? see ei ole üldse häiriv. ei ole. oota, aga. ma saan ise ka mingi mustrit teha siin. ahah, fancy värk võiks öelda. aga lihtsalt, et see on nagu ära ei harjuks. äkki paneks selle külge siia, vaata. mul on see asend on siuke, noh. on ja ei ole ka. ma tõstaks teda, vaata. aga ma, noh, ei tõsta, noh. ei tõsta. nii, 1, 2, 3. lükka tunksi ole ja. tule veel. ai jah. mul ei ole ühtegi asendit, kus tõsta. ma tõstan kogu kerega praegu. ma vist ei saa homme padelisse minna. ära pulli seal. tegelikult oli küll valus. arvad, jah? 1, 2, 3. tule. väga. see oli üle ebameeldiv. jaa, ei, rohkem ei taha nii. nii, oota. sa pead nüüd oma seda otsa püsti ajama. oota, see ei mahu praegu, mul on pea ees. nii. oota. lükka veel. veel. mul on mingi, oota, mul on see kardaan peast, polt kõrvad, plants kõrvad. kas sa kardaani ajasid sealt august läbi või? või ta ei pea käima veel? ei, ta veel ei lähe siit läbi vist. ei, tal ei ole mingit auku, kus läbi. kuule, aga up on the way või? võiks nagu proovida küll, jah. No, oota, sa tahad, et ma sudin selle polliga läbi sealt või? ei, sa paned seal tagant. ma panen tagant. noh, jah, tee seda tõsta või? anna agu. kas see pooltelg tuleb sealtpoolt mööda või? no hakkab tulema. ja, minu poolt tuleb, ma teiselt poolt ei näe. nii, siin on hästi. ja, mul on ka kõik väga viis. üks. ära kuula. pumpame, ütleme ka. ütleme, kui aitab. mingi metallipuru on kuskil käe all ja. mingi tihver tahab kuhugi sõitma. ära hakka. kuhu ta läheb? ei tea, aga tõstame veel. tõsta. mul on möödas kõik. mina tõstan praegu. rammu teen. keegi tahab mulle kirjutada. ei, mulle kirjutati. siis kirjutati mõlemale vist. Need tahavad seal minna mingit BMW alt rehve ostma. koos velgedega. okei. mul on see pooltelg, nii, tehke midagi. mis me teeme sellega? tõstke seda tihvrit veel. ei no, aga pooltelg on hästi praegu. ja pooltelg on nüüd hästi. no pane veel. pane paar matsa veel, jah. ma keeran. tõsta. no nüüd vist äkki aitab või? mine august ei tõsi ikkagi. siin on kuskil augud või? kalli poole. see, mis läheks. üks niisugune veel kalli poole. see ei ole üldse nii lihtne, kui tundub tegelikult. oota. kuule, läks. Tim. vist. ma ei ole ka kindel päris. oota. mul on see mingi asi kuklas. võtan selle löögitööristust. nii. keere on esimene sees. teine sees. mul oleks vaja mingit asja peale keerata. no ma toetan. no siis ma keeran käsitsi rahulikult. nii, teine põlt. ma tegelikult tahaks seda 18 padrunit saada praegu. tead, kui ma kuskil näen, siis ma ütlen sulle lõpuks. 19 on näiteks siin. jah, ei 19 on küll jah, mis see? aga äkki 18 on narri otsas või? kuule, sul on täitsa õigus. oota, valepidi. sellest saaks eraldi video. 2 imbetsilli vahetavad tihvit. Väntame. peaks selle tagumise äkki kinni panema või? see on väga hästi kinni juba. siis on Tim. ja, küll. see ei lähe kuhugi. ega kust tal vaja oli minna on.
on kõik asjad. Oota, ma nüüd päris kindel ei ole, kuidas see töötama peaks, aga see käsitab kuskilt siit. Kus see? Ära seda võtsid, jah? Ei no ja seda küll, ne? Mingi vend on pool teile ette pandi. Kes see tõbra sellest? Ma ei saa aru. Oota. Mingi full stroke, noh. Vaata, tuleb võistlust. Millal ta ükskord haagib? Ma ju keeran. No, oota, kuskil oli võti. Jätke võtmed välja poole, et nüüd kätte ei saaks. Täpselt. Oota. Nii vaide järve ääni. No nii, kas see õige laskmise asend on? See ei mahu vahel enam. Oota, see peab minema. Ma tean küll, et ta peab minema. Ära jonni nüüd. Kangeks. Ära sa märgi. Ma Nii, olen vanem. lase. Ja ei, Tim, korra. 18 lehte, ma pingutan sellega ära. Mis sa oled? No, nagu üks enne tööd teinud, 18. Vahest peab elus vedama ka. Joller! Ussu! Ega see ei lähe enam kuhugi. Very safe. Veri kinni. Oota, ma saan välja hingata lõpuks. Nii, sain kardaani kõhu pealt ära. Nii, nüüd hakkame nüüd pool teigi panema. Kui oleks võimalik, siis võtaks lõiketangi. Nii käib nipukasti enne. Mis pidi sa ees panid nüüd? Seda pidi. Okei. Nojah, siis ma rohkem ei tõsta igaks. Ei paista. Ei ole näinud. See on Kaspar pani pihta need nagu nii. Nüüd tegid. Ei taha rääkida sel teemal. Ma saan aru küll. Olles seda teinud elus mõned korrad ennem, siis ma saan aru juba häälte järgi, mis toimub. Oota, aga teistpidi või? Nii pidi ikka ju. Kukk peaks nii pidi olema. Nii pidi jah. Niimoodi, et kõrvad on ülepeal. Oota. Kõrvad üleval. On ju kõrvad üleval. Ei, siin ees on ka! Ees on ka, jah. Kuule, vähemalt karter on puhas ja kuiv. Häh? No, õli ei tilgu kuskilt vähemalt. Praegu on päris hea vaadata. See on ju BMW. Et kui ei tilgu eriti ei ole. Aga see mingi Škoda pole, mis lekib ilusti. Ta ei teki mul. Ta lihtsalt sööb õli. Kuidas sul läheb? Kas sul on abi vaja või? Ei no, mul oleks nagu, ma mõtlesin, et kas sa keerisid kinni praegu tagant? No ma panin Bolti pinge peale, jah. Miks? No sa peaks valmis olema juba massi. Ei no, mis asja, noh. Keera lahti. Keera palun lahti ole ja. Nagu jääb puudu. Ma panen siit ära, siis sealt saab venitada ja mähendada. Sa oled valmis või? Me tänaseks lõpetasime. Ma ei teagi, mis kõike kaadreitasid näete. Siin oli nalja ja igast muid asju, haiget saamisi ja värke. Aga uus esitulija on ees. Uus esituleklaas on vana esitule küljes, mis on siis lapitud erinevatest materjalidest, komponentidest ja asjadest. Siis Kaspar tegi selle ka segusiibri pistiku tegi korda. Tegime me siin uusi kronsasid. Siin noored mängisid fiibriga hästi palju. Said selle selgeks. Nii et nad said stange juba täitsa ühte tükki ja siis nad selle hirmkalli lipi on ka juba pooleni kokku pandud. Et saab ka sellest asja. Mis meil veel? Milline see fiiber üldse on, kui keegi ei tea? Jah,
see on klaaskiud, klaasfiiber matt on selle asja nimi, seda palja käega ma vist ei taha väga katsuda, aga selline ta on, see pannakse siis peale, plätserdatakse seal vaigu ja kõvendi ja mingite värkidega ja siis saab teha selliseid tükke lõpuks. Et meil on kindlasti siin see väga kodukootud variant, et spetsialistid teevad neid ägedamalt, aga noh, käib küll. Ja tihvri vahetasime ära uuesti siin praegu, sest meil on väike plaan minna pühapäeval teha trenni natuke. Ma ei tea, millal Carol selle video välja laseb, ei tea, te ei tea. Ühesõnaga, kui video tuleb enne pühapäeva välja, siis saab kõrvalsõite. Kui tuleb peale pühapäeva, siis te teate, et sai kõrvalsõite. Jah. Ja muud ei olegi täna. Kell on juba palju. Kõht on tühi. Kaspar käis vahepeal juustuburgerit söömas. Teistele ei toonud. Tahaks ka. Aga noh, tuleb minna koju või leiba sööma. Tavai, kõik. Näeme kuskil järgmisel hetkel. Kas me oleme siis siin või me oleme rajal? Ma ei tea. Vaatame. Tšau.